Destiny oli paar aastat tagasi üks suurematest Eesti YouTuberitest, kes tegi esialgu LPS videoid, aga pärast muutis oma sisu rohkem päriselul põhinevaks, rääkides oma lapsepõlvest ja sarnastest asjadest. Kuid pärast mõnda aega videoid tehes ta kadus, nagu kõik teised tol hetkel. Õnneks ma sain temaga kontakti ja ta oli nõus minuga intervjuud tegema. Intervjuus sain teada, kuhu ta kadus, miks ta kadus ja kuidas ta kadus. Seda kõike jagan ma teiega täna. Tere, Destiny! Tere, et surra-murra! Kuidas läinud on? Mul on päris kenasti kulgenud. Läheme siis esimese küsimuse juurde ja see on, et miks sa lõpetasid videote tegemise? Okei, põhimõtteliselt mulle lihtsalt ei meeldinud oma videod nagu üldse. Mulle meeldib väga monteerida ja filmida, aga mulle ei meeldi nii väga enda videotes olla, sest ma olen hästi green. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma niikuinii väga ei oska koha pealt niimoodi areneda, siis ma lihtsalt võtan kõik oma asjad maha ja tulen tagasi siis, kui ma juba oskan midagi teha. Lisaks oli see ka, et ma läksin gümnaasiumisse ja siis ma ei tahtnud, et inimesed väga teavad, et ma netis teen midagi. Aga see oli juba natuke liiga hilja. Ja. Kas sa kavatsed uuesti videoid tegema hakata nagu üldse? Kusjuures mul oli kõige pikemat aega üldse mõte, et ma hakkan suvel uuesti tegema. Sest et mul on kanalil praegu nagu uus kanaligraafika ja kõik profiilipilt ja kõik. Ja 10 000 jälgijat. Ja mul oli nagu disainid välja mõeldud, et mis ma tahan teha, kui ma tagasi tulen, aga ma ei ole kindel, kas ma tulen. Selles mõttes, et mul on nagu välja mõeldud, kuidas teha ja mida teha, aga ma ei tea, kas see on seda väärt, vaata. Mis mõttes? Ma ei tea, mulle ei meeldi see, et mind mingi ära tuntakse päris elus. See on nagu imelik minu jaoks. Mida sa arvad praegusest Eesti YouTube'i maastikust? Jälgid sa seda üldse? Põhimõtteliselt ei jälgi üldse, aga nii palju, kui ma olen näinud, siis see on suht surnud. No, kas sa tahad oma arvamust avaldada, nagu Pokebeaniga oli? Ma küsin sult YouTuberi nimesid, mis sa neist arvad ja miks? Ma võin öelda midagi, jah. Okei, mis sa arvad Insta%-st? Ma ei oska väga midagi arvata tema kohta, ta on nagu hästi omapärane isiksus. Ma arvan, et ta ei ole päris elus selline, nagu ta internetis esineb, aga ma ei tea, kas see content, mida ta tootis, on minu jaoks? Ei, kindlasti mitte, see oli väga siuke, ma arvan, et terve fännibaas on üles ehitatud lihtsalt nagu sellele, et saaks kellelegi midagi kiusata. Jah. No otseselt seda mitte, sest et kõigil on võimalus oma arvamust avaldada internetis ja sellega peab arvestama, aga ma ei tea, lihtsalt minu meelest tema taga ei olnud nagu mitte mingit reaalset content'i või mingit huvitavat asja, mida võiks jälgida. See oligi lihtsalt see, et Maria Rannaväli, ta ei ole just kõige parem YouTuber, teeme toile nalja. Siuke mulje jäi. Okei. Mis sa arvad Sarjo TV-st? Ta on suht huvitav, selles mõttes, et ta on huvitav isiksus nagu, ta on hea jutuga ja tal on see vend, kes tema jaoks monteerib, on ka päris andekas, nii et nad teevad head asja, see on päris huvitav. Jaa. Teed omsikene? See vend on, temaga on täpselt 50-50, vaata. Nagu mõned videod on päris hästi tehtud talle, siis on nagu naljakas, aga mõned videod on lihtsalt, et mul oli vaja iga nädal mingi video üles panna, siis ma lihtsalt tegin midagi. Aga muidu ta on nagu tore. Ta on mind ka mitu korda kas siis nagu korraks videosse pannud või mis iganes, maininud lihtsalt. Aga jah, ta on okei. Mis sa arvad Kaarel Kaarelist? Ei tea seda kanalit. Ma vaatasin seda korraks. Sest eelmisest videost. See oli päris epiline. Kas sul oli YouTube beefi ja kui siis kellega? Ei, otseselt ei olnud, aga praegu nüüd, kui ma ära läksin, siis nüüd mul on nagu
mul on nähtamatu piif niimoodi. Sest et Tomsikene lihtsalt stiilib mu brändi, ta varastab mu brändi. Ta kutsub oma fänne debiilikuteks ja ma tunnen ennast väga rünnatuna. Ja see on miks? Sest et minu Discordi kanali nimi oli Destiny debiilikari. Ja nüüd ta kutsub oma fänne debiilikuteks ja tema, mis ta Discordi nimi on, debiilikute paradiis. No kuule härra, nii need asjad ka ei käi. Jätke siis kõik meelde, et kui te lähete Maci, siis ärge küsige kõrt, hoidke loodust, kasutage vähem plastikut, muusikallid ja aitäh Tsurramurrale, et ma sain siin rääkida. You don't know no one else like me, whoa. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. I know you think about me in the shower, Pornhub in your browser, fantasize about the pussy power. Think about me with your hand on your trousers. I'm sweet, then I'm sour, I'm Big Boss Bowser. I know you salivating over me, sir. Nipples through the t-shirt. Told your mommy that you're bringing home a keeper.